Me võime eirata reaalsust, kuid me ei saa eirata reaalsuse eiramise tagajärgi. See mõte puudutab inimelu üht kõige olulisemat seaduspärasust. See juhib tähelepanu sellele, et maailm meie ümber toimib kindlate seaduspärade järgi. Olgu need loodusseadused, ühiskondlikud reeglid või inimese enda keha ja psüühika toimimise viisid. Kuigi inimene on võimeline oma tähelepanu mujale suunama, probleeme vältima või endale sobivaid illusioone looma, ei kao reaalsus selle tõttu kuhugi. Kui püüame seda eirata, ilmnevad paratamatult tagajärjed, mis tuletavad meile varem või hiljem meelde, et tegelikkus on tugevam kui meie soov seda mitte näha. Heaks näiteks on looduskeskkond ja kliimamuutused. Võime küll lükata edasi arutelu keskkonnaprobleemide üle või keelduda uskumast teaduslikke hoiatusi. Kuid kui looduskatastroofid sagenevad, muutub reaalsus vältimatuks. Sama kehtib ka isiklikul tasandil. Inimene võib ignoreerida oma terviseprobleeme, jätta arsti poole pöördumata ning loota, et sümptomid kaovad iseenesest. Kuid lõpuks avalduvad tagajärjed kas haiguse süvenemise või suurema valu näol. Reaalsuse eiramine võib pakkuda lühiajalist mugavust, kuid see kasvatab pikaajalist hinda. Samuti on oluline mõista, et reaalsuse eiramine ei tähenda ainult faktide ignoreerimist. See võib avalduda ka otsustamatuses, vastutuse võtmise vältimises või iseendale valetamise kaudu. Näiteks võib inimene elada üle oma võimete, lootes, et võlad lahenevad iseenesest. Või näiteks juht eirata organisatsioonis töötajate muresid, lootes, et rahulolematus vaibub. Kuid lõpuks tuleb võlad tasuda, rahulolematus kasvab ja probleemid, mida ei tahetud tunnistada, muutuvad kordades suuremaks. See mõte tuletab meile meelde ka vastutuse ja küpsuse olulisust. Küps inimene ei ehita oma elu illusioonidele, vaid püüab näha olukordi sellistena, nagu need on. Isegi, kui see loob pinnase tegelike muutuste ja edasimineku jaoks. Kui julgeme tunnistada probleeme ja väljakutseid, siis on meil võimalik neid ka lahendada. Kui aga otsustame neid ignoreerida, sunnivad tagajärjed meid ikkagi ühel või teisel hetkel reaalsusega silmitsi seisma. Seega sisaldab see tsitaat sügavat tarkust. Reaalsus on vältimatu, kuid meie vabadus seisneb selles, kas me otsustame seda õigel ajal tunnistada või ootame, kuni tagajärjed meid selleks sunnivad. Mõistlikum oleks valida esimene tee, sest siis on meil rohkem võimalusi suunata oma elu teadlikult, mitte lasta tagajärgedel seda meie eest teha. Aitäh kuulamast ja järgmiste kohtumisteni!